PrestaShop on vabatarkvaraline e-poe veebirakendus. Ehk et tegemist on erinevalt näiteks WordPressist, mis on mõeldud blogimiseks ja sisuhalduseks, tõesti puhtalt e-poe pidamiseks mõeldud rakendusega. Ta on Eestis oluliselt vähem levinud kui WordPress, aga kui küsimus on selles, et millist poodi võiksid sa hakata ise esimesena haldama, siis puhtalt ülesehituse mõttes on tõenäoliselt PrestaShop oluliselt lihtsam, sest et seal on juba kõik põhimenüüdest alates ehitatud lähtuvalt sellest, et mis on poepidamise jaoks vajalikud tegevused. Siin on tootekatalogi haldus, tellimuste haldus, klientide haldus ja nii edasi. Ehk et see, mis on sinu jaoks või sinu abilise jaoks igapäevaselt vajalik, on kõige paremini esile toodud. PrestaShop võiks sobida, ma arvan, kõige rohkem poodnikule, kellel on soov tõepoolest panna kogu oma tootekataloog veebi välja ja seda ka ise mugavalt hallata. PrestaShopi seadistamine on äärmiselt lihtne. Enamus asju on toodud välja selgete menüüdega või siis lehekülgedega, kus on olemas kenad sisse-välja lülitamise nupud. Samuti on võimalik öelda, millisele lehealale peaks minema mingit sorti sisu. PrestaShopi sees on ka olemas oma PrestaShopi laienduste pood. Ehk sellel hetkel, kui tundub, et baas PrestaShop jääb sulle väikseks, on võimalik lisada tasuta või tasulisi lisamooduleid. PrestaShop on ka algusest peale mitmekeelne ja seejuures eesti keele toega. Ehk sul on võimalik haldusliidest lülitada kenasti eestikeelseks, aga samuti on väga lihtne teha see pood ise mitmekeelseks oma kasutaja vaatest. PrestaShopi peal on võimalik ühe PrestaShopi peal pidada ka mitut poodi. Näiteks, kui sa müüd erinevaid brände, siis teha nende jaoks erinevatel domeenidel asuvad poed, aga hallata neid kõike mugavalt ühest kohast. PrestaShop on optimeeritud nii jõudluse mõttes kui ka otsimootoritele. Olen mitmel korral täheldanud, et otsides mõnda üsnagi levinud detaili on pood, mis tuleb Google'des esile just nimelt selline, mis kasutab PrestaShopi. Miks? Ma arvan, et põhjus on selles, et poepidajal on välimusega tegelemise kõrvalt jäänud rohkem aega tegeleda toodete kirjeldamise ehk sisupoolega, mis ongi sageli e-poe pidamisel ja selle leitavusel üks olulisemaid faktoreid. Kas PrestaShopil on ka miinuseid? Jah, kindlasti. Eesti puhul ma ütleks, et peamiseks on see, et tegijaid on vähem kui WordPressi ja WooCommerce'i puhul. Aga on olemas Facebooki grupp ja samuti meetupid, kus on võimalik tulla ja inimestelt nõu küsida. Mis see kõik maksab? PrestaShop ise on vabatarkvara ehk baaspaigalduse saab teha täiesti ilma rahata. Loomulikult on selle jaoks vaja veebiserverit, mille tüüpiline aastahind on suurusjärgus 70 €. Lisaks on sul aga vaja ka kedagi, kes aitaks sul seda poodi püsti panna. Kui oskad seda ise teha, on väga hea. Kui ei oska, siis tuleb jällegi arvestada arendajaga, kelle tunnihind on tõenäoliselt suurusjärgus 40–60 €. Ja nagu e-poe projektide puhul ikka, me võiksime arvestada suurusjärgus nädalase tööaja kuluga, kui sa soovid selle poe kohandamist sinu vajadustele sobilikuks. Samuti tuleks kindlasti arvestada ka edasiste hoolduskuludega. Minu soovitus on mõelda selle peale, et igas kuus võiks olla planeeritud suurusjärgus tund, 2 arenduse või toe aega. Seda siis selleks, et ilmselt ilmnevad mingisugused küsimused, mis on sinu jaoks liiga keerulised alguses, midagi vajab kohendamist või parandamist, või siis, kui kõik töötab väga hästi, võiks kulutada selle aja selle peale, et tegeleda veebi analüütikaga ja mõelda, kuidas me saaksime selle veebi paremini müüma panna. Kui tahad PrestaShopist lähemalt teada saada, siis lihtsam võimalus on nähtavasti liituda minuga minu iga esmaspäevases pop-up helpdeskis, mida ma teen kella 3-st 7-ni. Lingi sellele leiad Zone'i Facebooki lehelt.